Tere ka minu poolt. Mina olen Laura ja olen teenusedisainer. Ma olen tegutsenud teenusedisainerina tänaseks juba peaaegu 10 aastat ja kõigi nende 10 aasta vältel millegipärast on minu lauale kuidagi sattunud peamiselt avaliku sektori projektid ja enamasti need projektid on olnud veebiprojektid, aga siiski mõnikord satuvad lauale ka sellised projektid, kus tuleb teenusedisaini lahendada siis päris füüsilises ruumis. See on muidugi ka mõnevõrra ootuspärane, sellepärast et see teenusedisain või kasutaja kogemuse loomine veebis on muutunud millekski, mis on nagu üks osa sellest protsessist või ükski nagu endast lugupidav ettevõte tänapäeval enam ei hakka oma veebi looma ilma, et ta uuriks kasutaja käest, mida kasutaja ootab või mida kasutaja soovib. Küll aga ruumis on see siiski miskit, mis on hakanud rohkem viimasel ajal tõusma, et tegelikult pöördutakse teenusedisainerite poole ka sooviga uurida, mis on kasutaja ootused või vajadused ruumis. Ja täna ma siis räägiksin võib-olla siis nagu enda kogemuse baasilt seda, et mis vahe on siis kasutaja kogemuse loomisel veebis ja kasutaja kogemuse loomisel ruumis. Kõigile arusaadavalt ilmselt siis kõige klassikalisem või tavalisem vahe on siis see, et veebis on kogu keskkond kahedimensiooniline, eks ole, ja samamoodi siis ruumis on ta kolmedimensiooniline. Ja vahe on kasutaja jaoks peamiselt selles, et kasutaja teekond veebis enamasti koosneb siis klikkidest. Et kasutaja vaatab ekraani ja ta klikib näpuga või liigutab siis näppu hiire peal, et liikuda erinevate elementide vahel. Peamiselt veebis tegutsedes töötab inimese aju. Ta pingutab oma mõtteid, et siis jõuda oma kasutaja teekonnaga lõpuni või siis saavutada see, mille jaoks ta siis sinna veebi tulnud on. Nüüd, kui inimene on ruumis, siis ta mõnevõrra vähem keskendub oma mõtetele, sellepärast et ruumis on tal nagu rohkem aega, ruumis on tal rohkem võimalust mõelda, et kui veebis juhtuvad asjad väga kiiresti, otsused langetatakse väga kiirelt, et kuhu ma nüüd klikin, võib juhtuda mõne sekundiga, siis tegelikult ruumis on meil aega korraks peatuda, võib-olla lugeda maja plaani ja vaadata, et kuhu ma pean nüüd minema. Aga suur erinevus on see, et kui ma nüüd veebis olen ära eksinud ja kui ma olen langetanud mingisuguse vale otsuse, siis see tagasitulek on mõnevõrra lihtsam päris füüsilises ruumis, kui ma olen ikkagi hakanud liikuma vales suunas ilma igasuguse indikatsioonita, et ma lähen valele poole, siis ma võin sinnapoole liikuda väga kaua, enne kui ma olen aru saanud, et ma olen eksinud ja ma hakkan siis alles tagasi tulema. Et mõlemal puhul on pettumus suur, aga kui me oleme üles ehitanud veebi, kus inimene eksib, kus inimene pettub, siis tegelikult veebi ümberehitamine on mõnevõrra lihtsam ja mõnevõrra odavam lahendus kui see, et me hakkame reaalselt ümber ehitama päris olemasolevat füüsilist ruumi. See eeldab juba väga palju suuremat investeeringut ja see on üks nagu väga oluline põhjus, miks on mõistlik kaasata kasutajad tegelikult ka ruumi loomisel juba algfaasi, sest et kelle muu jaoks me ruumi loome või kelle muu jaoks me ka veebikeskkonda loome, kui mitte kasutajale, sest tema on ju see, kes hakkab seal aega veetma ja seda kasutama. Kui me räägime ka ruumi paigutusest, siis kui me mõtleme veebi kontekstis, siis veebi kontekstis tegelikult asjad ei ole üksteisest kuigivõrd kaugel. Et taaskord minu jaoks ei ole keeruline vajutada esimest või vajutada 5. menüüpunkti, need on üksteisele mõnevõrra lähedal, aga kui nüüd minu jaoks ruumis on paigutatud 2 väga olulist omavahel seotud ruumi, siis üksteisest mõnevõrra kaugele, siis see tähendab seda, et ma pean väga tihti ja igapäevaselt nende ruumide vahel mõttetult palju liikuma. Kui me näiteks kujutame ette, et keegi on teinud kontoriruumi, kus võib-olla kontori toolid ja töölauad on näiteks 1. korrusel ja kohvimasin 3., siis tegelikult see on üpris ebaloogiline ja mõttetu liikumine, sest et on juba jaost teada, et need 2 asja võiksid olla üksteisele lähedal.
Siis teine aspekt, mis on väga suur erinevus tavalise ruumi ja veebi vahel, on see, et kui me kasutame veebi, siis me kasutame tavaliselt ainult ühte oma meeltest. Me vaatame silmadega. Jah, loomulikult me võime ka kuulata muusikat või vaadata videot, aga me tavaliselt ei kasuta oma kuulmismeelt navigatsiooniks. Ma muidugi siinkohal tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et loomulikult on erisus, vaegnägijad just nimelt kasutavad navigatsiooniks oma kuulmismeelt veebis, kuid enamus inimesi siiski nii-öelda seda ei tee. Kui me nüüd liigume sellesse päris füüsilisse ruumi, siis tekib meil juurde kohe väga palju teisi meeli, mida me tegelikult ruumis kasutame. Kas me mõtleme sellele või me ei mõtle, aga kõikide nende meelte koos toimena tekib meil lihtsalt tunne sellest ruumist või olek, kuidas me tunneme ennast selles ruumis. Ja üks asi on loomulikult siis see, mida me näeme, kõik see, mis puudutab valgust, kas see on loomulik valgus, kas see on mitteloomulik valgus, kas seda valgust on piisavalt või seda valgust on liiga palju või on seda liiga vähe. Teine aspekt kindlasti väga oluline on kuulmine, ehk siis akustika. Näiteks see sama ruum, kus meie täna oleme, siin ruumis peab olema hea akustika, sest et see on see ruum, selle jaoks on ta loodud. Aga teistpidi on ka olukordi, kus tegelikult oluline on hoopis just näiteks helipidavus või siis kui helipidavust võib-olla alati ei ole võimalik tagada, siis on juba tark eos mõelda jälle taaskord kasutaja vaatepunktist seda, et kas see heli, mis selles ruumis kasutajat ümbritseb, toetab selles ruumis olekut. Et kui me näiteks kujutame ette, et me oleme ehitanud näiteks koolimaja, kuhu me oleme teinud psühholoogi kabineti täpselt poiste käsitööruumi kõrvale või poistel tööõpetusruumi kõrvale, et siis kuivõrd mugav saab olla ühel psühholoogi kabinetis viibival õpilasel ennast avada, ennast turvaliselt tunda, kui kõrval toimub parasjagu suur saagimine või muu jutukõmin. Siis samamoodi näiteks haistmismeel, see on üks meel, mida me tavaliselt tegelikult avalikus ruumis sellele väga palju tähelepanu ei pööra, aga ometi ebameeldivad lõhnad kindlasti ajavad inimesi ära, teistpidi me võime kasutada lõhna ometi ka inimesi nagu lähemale meelitamiseks, näiteks kui me räägime, et väga paljud pagaritöökojad nii-öelda meelega lasevad niimoodi, kuidas ma siis ütlen, levitavad head saialõhna, et inimesed liiguksid sinna suunda, see on täiesti loogiline, sest et see on meeldiv lõhn. Aga täpselt samamoodi, kui me näiteks mõtleme ka avalikku ruumi, näiteks avatud söökla ehitamisel, siis me peame arvestama sellega, et toidulõhnad, kuidas nad liiguvad ruumis või millist kasutajat nad võiksid nagu häirida ja millist mitte. Ja siis kindlasti ka kompamine. See on üks tundmus või üks meel, mida me kasutame ruumis väga-väga palju ja kuigi me ruumis, eriti avalikus ruumis ei käi ja ei katsu seinu, siis ometi see, mida me tunneme, on äärmiselt oluline, sest et see, kuidas me ruumi tunnetame ruumi tavaliselt oma jalataldadega või siis oma liikumisvahendiga. Et kui me mõtleme kas või linnaruumi peale, kuidas me linnaruumis liigume, siis väga tihti, ütleme nii, et kõik inimesed või kõik emad, kellel on lapsevankrid, kõik jalgratturid ja kõik ratastooli kasutavad inimesed ilmselt teavad meie linna kõiki auke ja äärekive ja nad on enda jaoks kindlasti välja mõelnud mingisugused teekonnad, kus on lihtsam liikuda, sest et me tegelikult tunnetame ruumi läbi oma jalgade. Ja samamoodi füüsiliselt me tunneme ruumi ka läbi selle kliima, mis siin ruumis on. Üks väga tavaline probleemkoht on tegelikult ventilatsioon, et see, et saavutada ühes ruumis kõigile meeldiv temperatuur on üpris raske. Kui temperatuur on natukese palav, siis kuskil keegi higistab, kui kellelgi on natuke külm, siis see tähendab tegelikult inimese jaoks terve päeva natukese lõdisemist, mis õhtuks lihtsalt lihase pingutusest paneb nagu selja valutama. Mõni, kes tunneb, et ventilatsioon puhub peale, teine, kes peab avama akna, sest et ei ole õhku. Et ka see on tegelikult meie füüsiline pool, mida me tunneme.
Ja viimaks siis maitsmismeel, et see on nüüd küll üks meel, mida me tegelikult ei kasuta ei veebis ega ka ruumis, et jäägu see siis ikkagi toidule. Kolmas oluline erinevus, millest võib veel rääkida, on see, et kui me vaatame ekraani ja kui me loome kasutajakogemust veebis, siis veebis on inimene vastamisi ekraaniga. Ja loomulikult ekraanil või ekraani taga internetis võib olla ka mõni teine inimene, kellega suhtleb, aga sellegi poolest seal ruumis, kus ta parasjagu asub, on tema üksinda. Nüüd, kui me tuleme füüsilise ruumi juurde, siis füüsilises ruumis tegelikult inimesti on kindlasti rohkem ja inimeste liikumist kontrollida on väga palju keerulisem kui veebis. Et veebis luua privaatsust on üpris lihtne. Nüüd, kui me oleme ruumis, siis see, et kui inimene on näiteks mõnes piinlikus olukorras, kus ta soovib, et keegi teine teda parasjagu ei näeks, näiteks tualettruumis või riietumiskabiinis, siis me loome selleks eeldused, et ta saaks tunda ennast turvaliselt selles kontekstis, kus ta ei soovi olla kellegi teisega koos. Aga tegelikult täpselt samamoodi me peame mõtlema ka muude aspektide peale, et kuidas me kasutajat suuname ruumis liikuma sellistes piirkondades, kus me soovime, et ta liiguks ja võib-olla jätma siis mõned rahulikumad nurgad nii-öelda nendele inimestele, kes soovivad privaatsust või vaikust. Ja see on minu arust ka üks väga oluline aspekt just nimelt näiteks raamatukogu juures, et kuidas me suudaksime tagada selle, et keegi saaks keskenduda, aga teised inimesed siiski tunneksid ennast vabalt. Ja oluline ruumi puhul on kindlasti see, et inimeste liikumist ei tohiks takistada, et lukud ei ole mingisugune lahendus. Lahendus on just see motivatsioon, kuidas me suudame ruumiga inimest suunata liikuma selliselt, et ta liiguks seal, kus me soovime, et ta parasjagu liiguks, kus teised kasutajad soovivad, et ta liiguks. Füüsilisel keskkonnal on väga tugev emotsionaalne mõju ja füüsilise keskkonnaga me suudame tagada erinevates kontekstides erinevaid tundeid. Näiteks privaatsustunne on miski, mida me kindlasti soovime kodus ja me loome endale kodus privaatsuse. Keskendumine on miskit, mida me võib-olla tahame ülikooli ruumides, raamatukogu ruumides, kooli ruumides. Võib-olla turvatunne on miski, mida me näiteks otsime psühholoogi kabinetist, arsti kabinetist, et kuidas me ruumiga suudame inimestele neid tundeid luua, kuidas me üldse saame teada, mida inimesed tegelikult tahavad või mida inimese jaoks tegelikult üldse tähendabki turvatunne või mida tähendab inimese jaoks privaatsustunne. See tähendab inimeste jaoks tihti väga erinevaid asju. Siis see ongi see koht, kus me peaksime inimese käest küsima. See on ainuke viis, kuidas teada saada, ongi lihtsalt küsida, mida see inimese jaoks tähendab. Üks oluline aspekt, mis on tegelikult täpselt ühesugune nii veebi kui ka tavalise ruumi puhul, on see, et alati peab olema tasakaal kasutaja ja organisatsiooni vajaduste vahel. Kui me mõtleme ühte ruumi, kus on tasakaal väljas organisatsiooni poole peale, siis on see haigla. Haiglad on loodud selleks, et arstidel oleks hea tööd teha. Haiglates, eriti nendes vanades majades, on väga vähe mõeldud selle peale, et kuidas patsient seal tegelikult liigub. Teine näide sellest, kuidas on kaldu mõni lahendus hoopis külastaja poolele või siis nii-öelda kliendi poolele, on näiteks see, kuidas paarkümmend aastat tagasi Nukuteatris tehti Nukumeistrite tööruumile klaasist sein, et lapsed saaksid vaheajal käia vaatamas, kuidas meistrid oma nukke teevad. Aga tulemus oli see, et meistrite jaoks tekitas see niivõrd palju stressi, et nemad ei suutnud oma tööle enam keskenduda ja kokkuvõttes nende töö tulemused halvenesid. Ja tehti siis see, et Nukumeistrite tuba viidi siis tagasi sinna, kus ta vanasti oli ja lastel lubati teatud kellaaegadel käia ekskursioonidel. Ja nii leiti tasakaal. Ja kokkuvõttes ma ütlekski, et tegelikult ei ole väga suurt vahet sellel, kuidas või millisel viisil uurida välja, mida ootab üks veebikasutaja või mida ootab üks füüsilise ruumi kasutaja. Nii või naa tuleb alustada lihtsalt sellest, et hakata inimese käest uurima ja küsima, et mis on see, mis
temas ühe või teistsuguse tunde tekitab, mis on tema soovid, missugused on tema eesmärgid selle ruumi kasutamisel, mis on tema mured ja hirmud. Ja selliselt hakata ükshaaval lihtsalt seda pundart lahti harutama, kuni kokkuvõttes jõutakse siis lahenduseni, mis tegelikult siis rahuldab mitte kõikide, aga siis ilmselt siiski valdava enamuse kasutajate ootused ja soovid. Aitäh!